jälle podcasti päev, aga täna on ka Mallu pulma aastapäev, esimene pulma aastapäev. Ja tema veel ei tea seda, mina tean, et Märten teeb talle üllatuspeo nende esimese pulma aastapäeva puhul. Nii et minu ülesanne oli täna siis Mallu podcasti vedada salvestama. Ja et ta oleks kodust ära, et Märten saaks siis pidu üles sättida. Ja mina saitasin tordi ka tellida tänaseks, niuke minipulmakook. Ma olen väga excited ja nii raske on nagu Mallule, ma olen nagu üldse kuidagi see, et ma olen väga Malluga kirjutanud midagi, sest et ma ei oska üldse valetada või ma ei taha talle valetada, siis ma pigem vist ei ole temaga suhelnud. Aga igatahes täna siis õhtul teeme podcasti ära. Ma lähengi praegu sellepärast Bolt Drive'iga podcasti. Teeme podcasti ära. Ma siin maja ees ongi üks, ma vaatan, milline minu oma on. Vaadake, see on siin Koplis elamise juures hea, et siin on kogu aeg Bolt Drive võtta, 974, see. Ühesõnaga, et ma lähen Bolt Drive'iga täna podcasti, et siis kui me podcasti lõpetame, siis ma võtan ruttu takso ja ma üritan enda Mallut jõuda tema juurde. See on mingi lühikene inimene on siin istunud. Nii, laseme tahapoole. Nüüd üritan enne Mallut tema juurde jõuda ja vaatame siis, kuidas see üllatuspidu välja kukub. Ja ma loodan, et on väga elevil, kuigi ta ärkas täna suht pahura tujuga, ta juba kirjutas mulle, et kurat, ma pean tagasi minema, unustasin. Ma lubasin talle viia. Talle, mis ma lubasin viia. Ühesõnaga, ta ärkas täna suht pahura tujuga. Nii ma loodan, et ta on õnnelik selle üllatuse üle. Meil sai nüüd podcastit tehtud. Kuule, ülihea, sina tee seekord vlogi, ma jälle ei viitsi. Okei. Igatahes meil sai, Mallu saab siin koogid kaasa. Nüüd ta läheb koju, siis ütles Märtenile, näe, ma tein meile pulma aastapäeva. Head pulma aastapäeva muidu, mul ei olnudki kingitus. No vot, äkki ma annan talle toy cleaner ka. Toid ei anna. Ühesõnaga, me saime tehtud ja Mallu läheb siis oma pulma aastapäeva tähistama. Mis ma siit eel saan võtta libesti? No võtta, ma arvan, et ta läheb palju. Lubricant, ta ei läheb mängu. Oota, mis episood see on? Hooaeg 16. No võta siis lube kaas. Ma ei taha, oota. Mulle tundub, et ma ei, aga see on aastapäeva, sa pead andma Einelit. See on aastapäeva. Anna aastapäeva Einel. Okei. Igatahes Mallus läheb aastapäeva tähistama. Märten ei vaata seda pärast, siis ei tule alla kommenteerima. Ma ei saa mingit Eineli. Saadan talle. Kuule Märten, ma soovitan seda meie videot vaadata. Igatahes meie läheme Ivariga teidile ja Mallu läheb ka teidile. Äkki me läheme samasse kohta? Ma ei tea ju, kuhu te lähete? Ma ei tea. Ivari tegeleb. Operation failed. No. Operation failed. Operation failed. Vaata. Tere! Ma olin nii šokeeritud. Mallu, ma sõitsin terve aeg su ees. Ma olin sinu ees auto terve aeg. Ma nägin, kus sa laulsid täiega. That's a surprise! Sa olid mingi äkki lähme samasse restorani, ma mingi what are the fucking gold. No vot, no tere! Pool tõmbab kuidagi nagu... Vaata. Stennukene mängib muusikat. Läimu väike seti ka pärast ja... Mis asi väike? Nii tubli köögitoimkond siin. Mega. Ise tegite kõik või? Jaa, Maarja kõik tegi. Läbi olime üleval. No super. Tõesti, mina ei oleks elu sees osanud siukseid teha muidugi. Ja see, mis ma tellisin, poleks ka pooltki nii. No Mallu veel võttis Maxima saatis meile, Mallu võttis podcastis kaasa, et ma ütlesin ja muidugi, et kas ma võin võtta, ma ütlesin vii Märtenile, et head pulma aastapäeva. Siis ta oli väga ajas, ma ei olegi poodi jõudnud, nii et... Kui juures see tort on väga ilus. Väga ilus. On jah? Aga Mallu veel ei ole näinud, on? Ei. Okei. Ta ütles, et need lilled ei ole söödavad. Jah, ta kirjutas siin juurde ka. No väga vinge värk. Mallu teeb house touri oma külalistele, aga ma tahan talle ta kingitust anda. See nüüd on jällegist Nadi lugu, siia tuleb Märteni vanemad tüdrule tuba, aga me vahetasime tuba, nii et nüüd on siin Marta toa asjad ja Lulutoa asjad, kui Marta tuba valmis ka. Ma ei saa tuuritada. Midagi sellist. 250. Las käib pärast siis. Siin on lihtsalt see, et... Aeg on. Ta võiks nüüd alla tulla, kaua ta tuuritab.
mina olen Kestavaner, mina olen südametaam. Ma tahaks su aastapäeva kingituse üle anda. Oh, Ivori särk! Jah, sa tahtsid. Jaa, ja veel Ivori enda seljast, ma tahaks kohe selga panna. Oota, ma tõmban peale, vaatame, kas sobib. Ivori raske südamega andis selle ära, aga näe. Ma pidin teda natukene ainult peksma. Oh, kuule, sobib mulle palju paremini. See sobib sulle väga hästi. Olemas. Väga süü. Ja siis need teised. Okei, astan su lähemal. Ma tänan. Jah. Aitäh. Ma kinni püüan. Millega sina tegeled? Ivori, pane see kuskile toetama ja mine see... Ei, ta peab vlogima. Nii. Tulge hästi lähedale. Ei, viska ära juba Viska need. Nii. 1, 2. Rikki või? kallis, midagi ei jää üle. Rikki, kas sul on pruut on üldse või? Ja mida sa püüad siis? Ma olen siin, ikka olen olemas. Nii, Kristina, räägi meile, kuhu me sõidame ja miks on naisterahvas roolis. Mis jama sellega? Me sõidame Hiiumaale jaanipäeva tähistama. Ja miks mina roolis olen, on sellepärast, et eile oli Mallu ja Märteni pulma aastapäeva pidustused. Ja üks härra läks üle piiri. Üle piiri? Oma joomisega. Üle piiri kõlab maru negatiivselt. Ei, no läksid liiga lõbusaks. Ei, me pidime kell 12 kodus olema, aga jõudsime 3 nagu ja välja sõit oli 9:30, oleks pidanud olema. Ja, aga ja pluss, kui sa hommikul puhusid, siis sa puhusid 0,7. Ja mina puhusin 0. Aga mul on lihtsalt see, et minu õnnistus või needus, et miks mul ei ole pohmakaid, on sellepärast, et mul läheb see alkohol hästi kergelt verest välja, sellepärast olen mina suht tihti kogu aeg ka roolis. Kui sõpradega läheme kuskile midagi, siis mind pannakse alati roolis, sest et ma saan kõige kiiremini kaineks ja ma saan kõige esimesena sõita. Sest Ennil näiteks ei lähe üldse alkohol verest välja, ta mingi 4 päeva purrus. Ja tegelikult tahtsin mina sõita. Ütlesid, et sina tagasi, jah? Sest meil oli diil, et tema sõidab sinna ja mina sõidan tagasi. No. Nüüd jäi vaikus, jah. Ma võin sõita, ma lihtsalt ei luba ma kaina. Ei, seda ei taha. Ma sõidan ikka, jah. Kas ma olen harjunud sellega, et mu elu on nüüd suur sõitmine. Okei. Räägi siis veel, mis sul elus toimub. Ma editida ei saa praegu, nii et... Ja Evari nüüd on peaks... tund aega intervjuu sinuga. One on one. Evari peaks jah praegu monteerima, aga kuna see arvuti natuke läägab, siis... Ei, auto ei lae seda. Selles on jääma. Nojah, et ta tuli tühja läppariga. Praktiline vend. Ja siis, no autos see juhe kanda toimib, aga ega ta väga palju ei lae. Ta näitab laadimismärke ainult. Ma arvan, et ta lihtsalt, et kui sa tuled täis akuga, siis ta kanda hoiab sul seda mingi... Ja, väikest surtsu juures. Jah, kui see, et hakata seda full täis laadima. Aga nüüd me oleme Hiiumaale, jah. Ja siis, kuna me jäime siis kell 11 praamist maha, millele meil olid piletid. Ma lükkasin küll edasi 4, sest et esimene vaba pilet on nüüd kell 4. Siis me läheme elava järjekorda ja ma juba näen, et meil on pekkis. Nii palju autosi sõidab. Ja sellega on väga kehva lugu vist. Aga noh, kella 4 saame hiljemalt ikka peale, sest et selleks meil on ka piletid. Ja... Praegu näitab, et 2:30 jõuame. Ups. Mõtlen. Mis sa mõtled? Mis tihedusega need praamid sõidavad mingi iga poole või tunni aja tagant või? Vist jah. Tund või pool? Ma ei tea, ma Hiiumaal nii vähe käinud. Saaremaal on iga poole tunni tagant, ma tean, või 20 minutit isegi, 30 minutit. Ma mõtlen lihtsalt, kui me jõuame 1,5 tundi varem ainult, et kas me siis juba teeme äkki kuskil mujal selle aja parajaks või ikka riskime? Samas võime ju Haapsallu minna. Näiteks. Sa rääkisid, Viigi kohvik on hea seal. Ja... Aga lähme Haapsallu Viigi kohvikusse.
okei, ma konsulteerun sõpradega ka, ma küsin... Kas kui väga nad ootavad meid? Ja no seda niikuinii ootavad, aga ma küsin, kui tõenäoline see on, et me saame peale. Tavai. Tavai. Igatahes kohtume siis juba... Kas praamil või... Kas järjekorras või kohvikus? Jah. Või praamil üldse? Jah. Läks nüüd nii, et me tulime hoopis Haapsalusse Viigi kohvikusse. Räägi, mis me võtsime. Ivari musukene võttis tartari. Võtsime 2 peale need Sinimere karbid. Ja siis ma võtsin merani pasta ka veel. No tegelikult me jagame neid toite kõiki, aga 3 rooga. Ja siis ma võtsin Viigi limonaadi. Tubli. Mis sina võtsid, Musu? Viigi? Ta on siuke Haapsalu limps, tavaline. Kergelt vahune. Remondikas. Remondilimonaad. Ja nüüd me siis, meil on praamini aega, kell on 2:48 ja meil on natuke üle tunni aega. Nii et siis me sööme kõhud täis ja Ivari üritab veel vlogi monteerida, et meil oleks mekki väga. Lapsed tegid tagumid katki. Et me ikka oleks postitada teil midagi, et teil näiteks jaanipäeval on ikka mingi väike pausik, kes saate vaadata vlogi, et me ikka tahame ilusti teile kogu aeg panna, nii et sööme ära ja siis hakkame monteerima. Või noh, Ivari hakkab. Hakkame siis tegema kappelkuisi neile 2 inimesele. Miks? Miks mitte? Okei. Nii, mis oli esimene asi, mis teid teineteise juures tõsiselt köitis? Huumor. Jaa, ma ütleks ka, et huumor. Aga meil oli nagu tore vestlus ja kogu aeg sai nalja ja... Ja, huumor. see nali sai otsa üks hetk. Nüüd on asi naljas kaugel. Mis on üks harjumus, mida te oma partneri juures alguses imelikuks pidasite, aga nüüd armastate? Ma ei tea, ma ei oska isegi öelda. No, ma võin öelda, mis oli imelik, aga... Palun ütle. Oli imelik on. Või nagu on imelik, aga nagu ma ei saa öelda, et ma armastan seda nüüd, aga ma võin öelda, mis imelik on. See, et ta raksutab oma kaela, see on päris... See on aus. Jaa, see on väga imelik. Ma tunnen ennast paremini, kui mul on kaelas need gaasimullid. Mina ei tunne ennast paremini. Ja tuleb 3. küsimus. Mis on olnud teie kõige naljakam ühine juhtum või seiklus? Kõige naljakam. Me oleme nii väga koos. Pole midagi naljakat. Ma ei tea, me oleme kogu aeg naernud üksteisele. Ja ma ei teagi, oota. Kõige naljakam. Meil lihtsalt ongi kogu aeg naljakas ja lõbus koos, et ma ei tea kogu aeg on naljakas minu meelest. Ei, no me oleme nii vähe koos olnud, siis ongi kõik naljakas ja tore ja sunshine and rainbows. Mida nagu Keter ja Rasmus kogu aeg. See ei ole meie koht. No kogu aeg nali. Aga jah, pigem on kogu aeg nagu lõbus ja tore ja funny. Aga mis on kõige naljakam asi, mis on olnud? See tantsuvideo. Ja siis kui Ivari mind Sri Lankalt tantsima, ütles, et palun lähme tantsima. Aga nüüd ütleme, et kallal tuleb põles, aga kedagi polnud kodus. Ja me võime insertida selle video nüüd siia. Tumas. Ei, aga see on nii funny. See on nii funny. Mul on ikka mingi dignity nagu... Ja reaalselt... Jaa, ma olen uuesti politsei huviorbiidis, kui seda nähakse. Ei, aga see oli naljakas, tõesti, ma korra unustasin, aga see oli tõesti mega naljakas. Kõige naljakamad asju, mis täna näinud. Jaa, ma täna just näitasin kõigile seda. Ühesõnaga, et meie suhte kõige põnevam, kõige naljakam seiklus on olnud see, kui... Ei, mitte põnevam, see oli kõige naljakam, aga põnevad on, aga samas põnev oli ju seal reisil ka ja... Nii et selles mõttes Sri Lankas... Ma isegi tean, et ma purjus olin, et neid... Sa ei mäletanud, jah, sest... Ja tuleb siis teile 4. küsimus. Kui peaksite oma suhet kirjeldama ühe filmi või sarjaga, siis millisega ja miks? Issand jumal. Ohtlik lend. See on seriaal. Noh, ma mõtlengi pikas plaanis nagu. Mitte mingi tund 30 ja läbi nagu. Mitu hooaega ikka? 2 hooaega. Oled sina ikka romantis? 2 hooaega. 3 hooaega ju ohtlik lend. Ei, 2. Mina ütleks, et The Office... Me lihtsalt vaatame seda kogu aeg, söögi kõrvale, jalka vahel. The Office, seal on kõik debiilikud ju. Nagu me ei oleks. Ei, aga kuidagi see Office meenutab. Jaa, meie armastuse võtab kogu kontor. Aitäh teile. 5. küsimus, palun. Nii, siis tuleb 5. küsimus. Aga Pimm ja Pämm.
Pimme pämme. Jim ja Fämmarit. Nad on... Noh. Mis on üks asi, mida inimesed teie suhte kohta arvavad, aga mis tegelikult üldse tõsi ei ole? Seda, et Kristjan on minust vanem. Esiteks, mul on rohkem kortse, teiseks, mul on liigesed valusamad. Põlved on täitsa läbi. Põlved, puusad, selg. Jah. No laps, see on laps lapseks nagu. Mul rohkem muresid. Või siis see, et vaata kõik ütled, et kuna Ivar on nii kurja näoga, siis tegelikult ei armasta mind. Seda arvatakse meie suhte kohta. Või et Ivar ei taha mingi vlogides olla niimoodi, kui ta ise monteerib neid ja filmib ka. Et see on üks et ta on nagu pantvangis minuga. Aga ma ausalt ei hoia teda kinni. Noh. Tegelikult ma vaatasin kõrvalt, on küll siuke nägu vahepeal. Veits on küll. Veits on, jaa. Nii et ma saan aru... Miks mul ei ole isegi ebamugav nagu, ma lihtsalt olen siuke, ma ei tea. Keegi kirjutas kommentaari, kas Ivar ise ka teab, et ta Kristinaga suhtes. Kuule, aga... Kes see Kristina on? Suured tänud vastuste eest. Ja näeme juba peagi. Teiega, mitte teiega. Oi, siit on pruun. Aga ma teen sellega sama. Aga kus sa nii osavaks said grillimises? Kes sind õpetas? Ja miks sina alati grillid? Miks Rasmus kunagi ei grilli? Rasmus ei oska. Selline sõber sul ongi, jah? Ma ei tea, mulle meeldib. Lihtsalt laimatakse nüüd Jaanina. Kes mind õpetas? Mis sa pobised seal? Mina ei annaks nagu mitte kellegile seda au, et ma ise ikkagi õppisin. Ise õppisid? Jaa, läbi raskete ebaõnnestumiste ja läbi kukkumiste. Väga hea grillmeister oled. Toit sai nüüd lõpuks valmis. Mina tegin salati, Keter tegi maisi, Ivari tegi liha ja Rasmus ja Maarja. Mina lihtsalt joon. Rasmus ja Maarja tegid pitsi tõesti. Aga me tegime seda ikka tublisti. Aitäh! Ja ka mina olin seal, kus olid nemad samal ajal. Siin või? Seal, jah. See toit on küll meeletult ja me just käisime pitsat söömas. See on see peldik siin, jah. Nüüd Barbara. Jaa. Kuule, miks nii kõrgelt oli vähe? Neljapäev, 25 juuni ja me hakkame Hiiumaalt vaikselt ära minema. Aga enne, kui me ära lähme, siis me peame ostma kaasa suitsukala. Tere! No minu pettumus on suur, kuidas sul on? No me saame midagi. No vähemalt midagi saime. Saime 2 kuumsuitsuhaugi või? Tuulehaugi. Jah. Ja siis mingid määred. Nii et abiks ikka. Need määrded tunduvad head. Määrded tunduvad head, jah. No ei saa. Meil on päkapikud käinud. Aga mina neid ei näinud. Ühesõnaga tellisime mööbliaidast uue diivanilaua ja vaiba. Panen selle pesu siia poole.
vaibakene. Lätu peale. okei. ja vaibakene. uus vaip. vana andsin ära ühele subscriberile. mul on selline komme, et kui mul midagi üle jääb, siis ma pakun subscriberite chati esimesena ja kui sealt keegi ei taha, mida juhtub väga harva, siis ma pakun followeridel lihtsalt Instagramis. aga mul oli siin üks ilus vaip tegelikult, aga see andis nii palju karva ja see oli liiga väike selle diivani jaoks. nii et me tellisime uue, siis ma tahtsin siia diivani nurka veits sellist uuendust, et vahetada see laud välja ja siis panna uus vaip, et oleks natuke kodusem ja mõnusam siin. ja siis kui nüüd see ka ei aita, siis ma tahan uut diivanit ikkagi. kuigi mulle väga meeldib see diivan. Ja diivanitele on väiksemaid patju ka vaja ja ma sain Atto Collectionist enda diivani ja ma olen neid uuemaid väikseid patju ootanud sealt praegu aasta aega. Nad unustasid vahepeal ära mind ja ma kirjutasin uuesti neile, kas ma saaks palun need väiksemad diivanipadjad, need suured padjad, tegelikult neid tuli 4 tükki ja need on, ma olen praegu, need me käisime ossime Jyskist, need väiksed valged, ei sobi siia, et saaks need uued väiksemad padjad, sest need suured padjad, kui on 4 tükki peal, võtab pool diivanit ära, nii et no praegu siin on pleed ka sassis peal, aga pärast näitame teile after pilti ka, et kuidas siit välja näeb siis uus diivani nurk. Nii. Et võib-olla siin tuba natuke rohkem korras ka. See on ka väike võimalus. Tulime just Hiiumaalt otse. Otse praami pealt. Ja, no otse voodist põhimõtteliselt. Et selle pärast. Sa hakkad kohe lauda kokku panema? Muidugi, mis me siin. Okei, ma lähen käin pesemas siis nii kaua. Okei, näeme siis varsti. Näeme varsti, jah. Sa võid siis. Jah, käi pesus. Ja ma olen nii õnnelik. Oota, vaadake esiteks ennem salatit. Johoo! See salat on nii nice, aga palun vaadake tomateid. Nii palju punaseid siin. Siin hakkab looma juba. Vaadake. Üritan siia lehtede vahele teil näidata. Nii. Siin juba hakkab looma midagi. Siin on juba täitsa väga lahe. See siin on natuke vist surnud. Ei ole hullu midagi. Ja noh, siin on siis see Ivari ananas ka. Ja see läheb ümber. See on siis uus laud. ChatGPT soovitas, kuigi mul on hele parkett. See soovitas, et kuna see nurk on siin beež, soovitas nagu tumedat puitu, et annaks sellele beežile veits värvi juurde. Nonii. Nii, läheb mölluks. Tavai, ma lähen nüüd siis pesema ja näitame teile pärast, kui laud on koos. Nii, räägi nüüd, mis sa tegid? Ei olnud midagi. Nii, kus ühe panid? Üks on sinu käes. Ja, 2 on minu käes. Aga Leidsime siis õige. Leidsime õige augu, jah. Kuhu panna nii? No ma olen väsinud. Ei ole hullu, me oligi pikk nädalavahetus selline. Nii et õige. Nädalavahetus tähendab neljapäev. No, see... Jaanivahetus. Jah, jaanivahetus. Jaanipäev. Mõtlen selle peal. Ühesõnaga ei pea ehituspoodi minema ja saame jätkata. Aga see on alati nii, et kui sa arvad, et siin on midagi valesti, siis tegelikult ei ole. Midagi raudselt siin valesti, jah. Kõik teised on süüdi peal minu. Nii, aga siis läheb see hoopis sinna. Jah. Ma mõtlesin, et nad... Ma ei tea, mis ma mõtlesin. Ei ole hullu, kõik on hästi. No nii, meil on nüüd siin laud koos, vaip on maas. Aga mulle meeldib, et siin on natuke teist värvi juures. Kontrast annab, ma ei tea, kuidas seda öeldakse. See muidu oleks nagu liiga beež. Ma ei tea, mis te arvate, meeldib või? Kui ma peaks selle diivani ikkagi välja vahetama. Sest praegu, miks ma selle uue vaipa ja laua mõtlesin, et siis äkki mul tekib see armastus diivani vastu tagasi või kuidagi. See diivan on nii mugav, aga ma tundsin, et see nurk on nagu liiga beež või kuidagi nagu tühi. Et äkki teada, mis te arvate. Nii, sõbrad, käes on laupäev. Jaanid on möödas, aga nädal tuleb ikkagi lõpetada stiilselt ja võib-olla Kristina räägib lähemalt, kuhu me praegu lähme.
me lähme nüüd La Cucinasse Marleeni ja Sonja Empsiga. Sonja ise on üliõpilaste mängudel või üliõpilaste päeval, mis need on. Ja siis me otsustasime, tuleme siia vanalinna La Cucinasse. Siin on hea toit, siin on, täna on päike paistab, mõnus vibe. On ju, Ivari? On. Ja nii me siis kõnnimegi. Mul juuksed on naljakad välja veits praegu siin. Minu meelest väga ilus. Aitäh. Ja siis me mõtlesime, et lähme käime La Cucinas ja ma arvan, et lõpetame ikka nagu kombeks. Ei, mitte päris nii. Telliskivis. Homme lähme randa veel ja värki. Ja homme lähme randa ja homme on grill. Ja ma ei tea, mõtlesime, et miks mitte. Me eile tahtsime ka alguses minna korvpalli vaatama, aga Ivari ei arvestanud sellega, et ta võttis endale vana naise. Ehk siis ma voltisin pesu ja mul hakkas seljas mingi kas lihasnärv või ühesõnaga selg hakkas valutama. Ja siis meil jäi kahjuks korvpalli vaatamine ära, sest ma lihtsalt pikali ja Ivari tõi mulle kuuma veega pudelit ja ma lihtsalt puhkasin. Nii et täna siis tulime välja. Täna tulime välja. Täna me õllame. Täna me õllame. Kas sul on veel midagi öelda? Ega rohkem ei olegi, ilm on ilus ja vaatame, kuhu see õhtu meid viib. Peas, et homme joome randa, siis on hästi ja homme grill. Oi, näe, Marleen ka. Tere, Kaunitar. Tere. See kollane kleit on nii ilus. Aitäh, me just filmisime vlogi. Nii. Ma näitan, mis me võtsime, väike trühvlipasta. Marleen on näite fancy 8 jalg. Noh, ei või? Erkutska trühvlipasta. Me oleme kindla peale väljas. Aitäh. Bon appetito tõesti. Marleen, tee kinni. Bon appetito tõesti.